Vihmapuudus, kuumalaine ja kriitiliselt madal põhjavee tase ähvardavad paljudes Euroopa riikides kehtestada veelgi rangemaid piiranguid veekasutusele. Kui vaadata tagasi, siis vähemalt viimase 500 aasta jooksul ei ole selliseid äärmuslikke põudasid nagu sel aastal olnud. Äärmine kuumus tühjendab veehoidlaid ja kuivatab jõgesid Saksamaal, Madalmaades, Prantsusmaal, Hispaanias, Serbias, Portugalis ja mujal. Madalates jõgedes on nähtavaks saanud nii hüdroloogilised maamärgid, mida rahva seas tuntakse näljaste kivide nime all. Näiteks Tšehhi Vabariigist alguse saanud ja Saksamaad läbiva Elbe põhjas on esile kerkinud sajanditevanune kiviklibu, millel on selgelt loetav saksakeelne kiri: kui sa mind näed, siis nutta. Kividel olevatel kieradel on loetletud ajaloo kõige kuivemad aastad, samuti hoiatavad kivid põua kohutavate tagajärgede eest. 2/3 Prantsusmaa piirkondadest on kuulutanud välja agrotööstuskriisi. Enamiku jõgede, järvede ja tiikide puhul on olukord kriitiline. Loire, riigi pikim ja kõige suurema vooluhulga jõgi, on mõnes kohas täielikult kuivanud. Orleansi elanikud saavad hõlpsasti navigeerida selle madalas kulgemises. Toulouseis on võimalik üle Garonni kahlata. Jarhoni vooluhulk on 40–50% võrra väiksem kui varem. Jõevesi soojeneb nüüd palju rohkem kui tavaliselt ja ei suuda enam tuumaelektrijaamade reaktoreid jahutada. Energiaettevõtted on sunnitud sulgema või oluliselt vähendama tuumaelektrijaamade võimsust. Alates 12. augustist on 93 Prantsusmaa osakonda kehtestanud mitmesuguseid piiranguid vee kasutamisele, kusjuures rikkumiste eest on määratud kuni 1500 euro suurused trahvid. Peaaegu 100 kohas on torud tühjad või on vesi tunnistatud ohtlikuks. Kohalikud omavalitsused kutsuvad üles seda igal võimalikul viisil päästma. Selle taustal tundub arusaamatu ametiasutuste otsus teha erand golfiväljakute kastmiseks, mis tekitab küsimuse, kas kõik on ühiskonna praeguse formaadiga korras. Osakondades, kus on välja kuulutatud kõrgeim punane ohutase, on vee kasutamine lubatud ainult toidu valmistamiseks, tervishoiuvajaduste rahuldamiseks ja tulekahjude kustutamiseks. Muide, praegu on riigis mitu suurt tulekahju ja kümneid väiksemaid tulekahjusid. Alates aasta algusest on Prantsusmaal põlenud palju rohkem alasid kui viimase 15 aasta jooksul keskmiselt. Ka naaberriigis Hispaanias jätkuvad kontrollimatult levivad metsatulekahjud. Ja kogu veevaruriigi veehoidlates on langenud ajalooliselt madalaimale tasemele 39%-ni. Itaalia suurim järv, Garda järv, on langenud ajaloolisele tasemele. Põhjaosas on Po jõe kuivamise tõttu välja kuulutatud eriolukord. Mitmed omavalitsused on juba välja kuulutanud veepiirangud. Samuti kutsutakse Ühendkuningriigi elanikke üles kasutama vett ainult oma otseste vajaduste rahuldamiseks, kuna enam kui pool riiki kannatab enneolematu põua käes. Maailm on juba praegu jagunenud nende vahel, kellel on äärmuslik veepuudus, ja nende vahel, kellel seda veel on. Vastavalt Ühinenud Rahvaste Organisatsioonile. Inimkond peab mõistma, et ähvardab tohutu veekriis. Ja seda vaatamata sellele, et tänapäeval teame, kuidas vett isegi õhust ja isegi kõige kuivemates piirkondades välja võtta. Vaadake üksikasju olemasolevate tehnoloogiate kohta foorumist Globaalne kriis. Me oleme inimesed. Me tahame elada.